Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna kaaludele. Täna võtan 3 oraklikaarti sõnumit ja siis mõned tarokaarti sõnumid ka lisaks. Tegemist nagu ikka on üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Nii, seekord mõtlesin, et segan siis need oraklikaardid ka kohe siin laivis ära. Et võtan ainult 3, siis ei lähe nii pikalt. Nii, aga võtame ühe sõnumi kaaludele, palun. No tuleb. Nii, tõstan eemale. Selline, tahtsin, kui esimene mõte oli selline naiselik energia, sest see on yang on nagu mehelik, selline selles mõttes mitte mehelik, aga ja naiselik üks on nagu tegutsemine, siis see on selline tundlik energia, et minu jaoks väga tunded, et see ei näita nagu otseselt sugu, aga lihtsalt selline energia kirjeldatakse lihtsalt tihti. See on väga tundlik energia. See on energia, kus öeldakse, et minu jaoks tekib see, lase teised hoolitsevad sinu eest, et mulle tekib selline energia, kus millega osas ei tasu teha hetkel esimest sammu. Nagu justkui lasta teha kellelgi teisel see esimene samm. Ja minna lihtsalt vaadata, kuidas asjad voolavad, kuidas asjad kulgevad. Ja siis, kui see justkui ma ei pea pingutama millegi pärast, vaid ma olen kannatlik, ootan, kuni see minuni jõuab ja siis ma võtan selle vastu. See on selline hästi pehme energia. Selline uurimine, tundlikkus, mõtisklemine. Ma ei proovi kontrollida, ma lihtsalt kulgen. Et lasen nagu asjadel oma soodu juhtuda, et selline väga pehme energia ja siis ma võtan, et seekord ei ole mina nagu see esimene, vaid ma lasen, et minu juurde tullakse, et ma ootan nagu seda, et need asjad nagu juhtuvad, et inimesed rohkem ma ei ole nagu see aktiivsem pool siin. Aga ma vaatan, ma jälgin, ma unistan ja lihtsalt lähen ja kulgen. Ja siis, kui vaja, siis võtan selle vastu. Aga kuidagi sellist kontrolli ja rahmeldamist. Millegi osas on justkui vaja sellist võtta rahulikult, aga selline pehme energia. Nii. Aga vaatame. Võtame siit ka ühe sõnumi. Tervenemise kaart. Nii, tervenemise kaart. No siin on näha, kui suur süda on seal puu. Tervenemine ja siin on sõnum, et nagu see on selline oma tõelise mina üles leidmise energia. See on selline sisemine energia, kus on see kaardi energia on selline, kus on võime lasta lahti kõigest, mis on kuidagi pealiskaudne. Siin on ka mõtisklemise energiat, mida siin on, ma ei tea, miks kaaludel on see mõtisklemine. Aga siin mõtiskletakse näiteks ka selles energias möödunu üle ja siin on tekib selline võime mõista, mis on tõde, mis on vale, mis on illusioon. No kaaludele sobib selline energia, mõtlemise energia, tark energia. Kaaludel ka see tõe, aususe energia seal on väga tugev. Ja selline tunne, et see vahel näitab, et kui mul on selline tunne, et ma olen nagu kursilt kõrvale kaldunud, siis ma nüüd mõistan, mis on tegelikult päriselt minu jaoks oluline. Et selles mõttes see ongi selline tervenemise, taastumise tõelise mina üles leidmise energia. Justkui ma vahepeal nagu võib-olla ei olnud päris see, kes ma tegelikult olen või kuidagi või proovisin näidata ennast kuidagi jah, et vahel olen võib-olla proovinud olla teiste jaoks väärtuslik, aga kuidagi ennast selle sees ära kaotanud.
sest siin on omaenda soovide mõistmise energia, mis on minu jaoks oluline. Et kuidagi siis ma saan ka selline mõtisklemine, rahulikult kulgemise energia, et ma ei pinguta asjatult, et selline pealiskaudsust ei ole. Et nagu teen valikuid ja mõtlen, kuhu või kelle jaoks ja mis mulle sobib. Võtame ühe loomaenergia, loomaenergia ka siit, vaatame. Nii. Siin on meil selline metsiku hanekaart ja metshani. Selles kaardis on selline ühtsuse energia, selline gruppi kuuluvuse või tiimitöö, millegi pärast mul tuleb, näitab ka sellist suhtlemist, grupis suhtlemist. See on sellist ühtse eesmärgi nimel tegutsemist, natuke selline müntide 3, koos tegutsemine. Et nagu justkui ühtne tegutsemine tooks nagu millegi osas parima tulemuse, selline meeskonnatöö energia. Siin justkui ma usaldan, ma olen lojaalne, ma toetan ja vajadusel üksteise asendamine. Et siin on nagu parves, kes väsib, läheb tahapoole, nüüd võtan mina üle. Et kuidagi selline toetamine või lihtsalt selline tiimitöö, kus me toetame, et meil kõigil on erinevad tugevad küljed, võimekused ja me katame üksteist ja ühiselt siis see 1 + 1 ei ole 2, vaid on rohkem, on ju. Et kuidagi selline tunne on seal. See näitab tihti sellist toetamist, perekond, kedagi ka selline perekond, kogukond on ju, meeskond, et siin on sõpruskond, et siin on selline, et kedagi ei jäeta kõrvale, et me proovime leida sellise tunde, et kõik tunneksid ennast väärtuslikuna. See on selline hea nõu küsimine, selline energia, kus ma ei tunne ennast siis kohe pisema, nagu ma vajan abi. Selline ühtsuse tunne, väga hea meeskonna töökaart. Asendame, toetame. Nii, aga vaatame. Aga sellised rahulikud energiat on kaaludel siin. Sisepoole suunatud võib-olla. Vaatame. Ta on mõne tarokaardi energia ka siia. Narrikaart. Narrikaart, narr kutsub vooluga kaasa minema, kutsub usaldama, olema spontaanne. Millegi osas selline uus teekond, võtan puhtalt lehelt, värskelt, vaatan, mis elu mulle toob. Et selline, ma olen avatud, ma olen millegi osas avatud uueks näiteks võimaluseks, uueks seikluseks, mis iganes see on. Ja sest ma tahan, et millegi osas unistan näiteks ja ma tahan, et midagi saaks teoks ja siis ma olen nagu narr kutsub, aga proovi. Vaata, kas õnnestub. Et see on natukene selline sisemise lapse energia ja kutsub nagu neid teekonda millegi osas alustama. Teadmata, kas see toob, kas see toob selle, mida ma soovin, kas see täidab selle eesmärgi, kas ma õnnestun, aga mina ütlen alati, et narri puhul on alati, et isegi kui ma ei saavuta seda eesmärki, siis ma saan kogemuse võrra rikkamaks ja see narr on uute alguste kaart, seal on mingisugune entusiasm, tekib selline optimism, võib-olla spontaansus on ju, usk saatusesse, hästi süütu energia, aga mine vooluga kaasa. Selline instinktide usaldamise energia, et usalda, proovi, vaata, mis elu toob. Et igas päevas on mõni narr, et selles mõttes midagi uut võiks proovida. Et narr sobib igasse ajahetke, nullikaart, mis mahub igale poole vahele, midagi proovida. No, tervenemine. Veevalaja energia, mõnel võib olla tegemist veevalajaga. No tähekaart, minu jaoks alati hästi imeilus, puhas energia, kus tekib lootus, kus tekib taastumine.
ma võib-olla olen veel habras selles energias, ma olen veel tundlik, võib-olla vastuvõtlik, aga ma olen väljakutsetega toime tulnud selles, siin on taastumise energia ja ma nagu annan välja. Minu jaoks siin ta valab seda vett nagu vette ja maale, on ju, et ta toidab mitut, et ta nagu, ta toidab nagu mitut keskkonda või mitut kuidagi, ma ei ole siin isekas selles energias, vaid ma annan ka nagu välja, et ma hoolin endast, aga ma hoolin kuidagi ka enda keskkonnast või enda lähedastest. Minu jaoks see täheenergia on selline hoolimise energia, taastan, ma tervendan, ma tervenen ise. See on energia, kus tekib lootus, tekib usk. See on usuimedesse kaart, väga selline puhas, ilus energiaga kaart. Ja täheenergias tekib selline mõistmine ja ka optimism ja sihikindlus, nagu seal narri puhulgi. Usk ja lootus ja suuna leidmine võib-olla, et ma tahan nii või nii. Ka selline soovide täitumise energia, hingede leidmise energia, et see kaart ütleb, et nii palju on veel kuhu poole püüelda, nii palju on mida veel kogeda. Et selline toitev energia. Usuimedesse energia. Just kui ma leian selle sihi, kuhu ma tahan jõuda. Emotsionaalselt nagu pakub mulle sellist rahu, tugevus. Kõik on suure arkaani kaardid, väga tugevad kaardid. Siin võib olla mõnel kaalu tegemist siis lõviga, aga minu jaoks on võib-olla olukord, kus ma pean olema, või minus ka on kindlasti seda, et ma olen tugevam, kui ma arvan näiteks. See on olukord, millega osas ma pean olema väga kannatlik või kellegi osas. Võib-olla ma juba olen olnud väga kannatlik, et see tihti näitab ka seda. Aga ma ei saavuta seda, mida ma soovin. Ma ei saavuta seda nagu vägisi ja võimuga ja siin ongi see, et lase asjadel kulgeda. Hästi selline kulgemise energia on kaalutud. Ära kontrolli, lihtsalt ole kõrval, toeta. Et selline tunne. Et siin on ka tugevuse kaardi puhul ma tunnen alati seda kannatlikkust. Siin on hästi selline pehme juhtimine, kus väljakutsetele ma lähen küll väga püstipäi vastu, sest see kaart ütleb, et sa saad hakkama, sa oled tugevam, kui sa arvad. See on jälle tervenemise energia, see on teiste tervendamise võime. Siin on palju seda tervenemist, taastumist, uusi võimalusi. Ma pean olema kannatlik, sihikindel, sest siin on midagi, kus ma ei tohi näidata nii palju oma emotsiooni võib-olla välja, sest ma pean lihtsalt toetama. Et ma pean võib-olla silma sisse vaatama, ütlema, aga mina ei karda, mina püsin. mina püsin ja toetan. Et see on energia, kus ma saan heaga. See on see prääniku energia, kus ma annan präänikut. Et energia, kus ma suudan ka vaenlase sõbraks muuta. Tänu sellele, et ma olen nii sümpaatne, nii meeldiv, nii kannatlik. Et praegu tekkis see, et mind saab usaldada energia. Siin on selline usalduse küsimus, aga võib olla tihti väljakutsed. Mina tugevuse kaardiga ei lepiks ka millegi vähemaga. Et kuidagi mul on ka kõrged standardid, ootused, aga ma olen valmis ootama, kannatlik olema, nagu siin see las asjad voolavad ise minu juurde. Et ma ei lähe neid vägisi kontrollima. Siin ei juhtu midagi väga kiiresti, siin on võib-olla selles mõttes selline distsipliin, aga mitte midagi ranget. Ma lihtsalt kuidagi selline usaldus on siin minu jaoks praegu, nad usaldavad üksteist. See on ka see tiimitöö seal hanedega, on ju. No super, ainult suur arkaan jookseb välja. Paavsti kaart võib olla sõnni näidata. Siin on meil nii palju erinevaid veevalajat ja lõvi ja sõnni. Siin on pühendumine, traditsioonid, andestamine, pärilikkus, tarkus. Paavsti kaart on hästi selline
energia, kus ma proovin olla parem versioon ka iseendast, ma proovin teisi mõista ja vahel ma muutun, et sellisest jäikusest proovin vabaneda ja teen nagu ruumi millegile uuele heale, aga samas siin on mingi usu, ma pean uskuma selles, justkui taastub millegi osas usk. Et see on ka usk, et võin oma südame häält usaldada, et ma saan juhinduda nagu enda tunnetest, enda usust. Et paavsti kaart on kaart, kus on ka selline tõe otsimine millegi osas, aga see on pärilikkus, see on teadmised, see on tarkus. Võib näidata ka vahel nõuandjat ja selline väga autoriteetne energia võib olla, aga see on ka vahel näitab sellist nagu sellist valgustatud saamist, et ma mõistan, ma leian oma tee ja loon mingeid traditsiooni, pühendun millelegi. Aga ma olen vastutulelik, ma olen nagu avatud teistele. Ma proovin mõista, ma proovin mitte hukka mõista. Et see on energia, kus võib-olla mind on alt veetud, aga minus säilib siiski inimlikkus, sest me kõik oleme inimesed ja kõik me eksime, et siin on selline andestamise energia, et isegi kui ma mõistan, et midagi ei ole õige või kuidagi selline suuremeelne energia. Ei ole võimalik. Ei ole olnud sellist, et kõik suured, no siin kaalud ise. Väga tugevad kaardid, see tähendab, et justkui minu jaoks suure arkaani kaardid on, et need on olulised etapid minu elus, mis kuidagi midagi määravad, midagi mõjutavad. No ja siin on õiglus, tõe energia, kaalude enda energia, justkui kaalud on saavutamas justkui sellise, ma olen enda elemendis, et ma tunnen ennast hästi, ma tunnen ennast kindlana, just selles mõttes see on minu kuidagi midagi väga minulikku. Ja see on jälle selline mõistmise kaart, kus ma surun enda ego alla, targad otsused ja proovin mitte piiratud vaatenurgast, proovin mitte nagu tuginen faktidele, tuginen teadmistele, mitte egole. Et õigluse kaardi puhul selline tasakaalu saavutamine millegi osas. Ma tean, et tegudel on tagajärjed, see on ikka karma energia on ju, aga seal on kuidagi oluline see tõde, tarkus, jälle selline tark energia, samas võib-olla julge, vapper energia, ausus kindlasti, siin võib ka juriidilisi küsimusi näidata, aga võime olla objektiivne on minu jaoks võib-olla see peamine. Võime võtta ka vastutust. Ma näen tervikpilti, ma proovin mõista, ma näen ja kaalun kõike, et ma näen perspektiive millegi osas ja samas mul on moraal, siin on minu seisukohad, millest nagu üle ei tohiks minna. Sellised sõnumid kaalud teile seekord, suur aitäh, et kuulasid.